tere, mina olen Rimi Peakopp Demo ja täna olen tulnud siia, et valmistada Eesti Vabariigi peolauapraad seakarree kondiga ja kiluvõileib. Käisin täna hommikul Rimis toorainet valimas. Enamus tooreinest leidsime Rimi talutoidapalalt ja liha võtsime Rimi avatud lihaletist, kus ka kogu tooraine on eestimaine. Ja valmistame siis liha ette. Selleks on meil kondiga sealihakarbonaad ja lõikame talle peale ruudustikku ja maitsestame siis soola, sinepi ja meega ja surume siia ruudustiku vahele mõned küüslaugud ja roosmariini ja tüümeni oksad. Mee ja enamus sükseid asju oleme leidnud talutoidapalalt, mis on kõik eestimaised ja siis siia sisse masseerida lihtsalt siia vahedesse. Ja siit võime võtta roosmariini oksi, see vahele suruda. Ja võimegi liha panna iseenesest potti, tõsta ja lisada talle siis juurde tüümeni ja roosmariini. Üksed väikseid varajasi kartuleid. Varseller Rimist leidsime talutoidapalalt ka Eesti maheporgandeid. Ja paneme siis natuke küüslauku. Küüslaugud võib lõigata natukene väiksemaks ja surume ka sinna ruudustiku vahele, et annaks lihale natuke rohkem maitset. Ja lisame ka juurde väikseid šampinjone, paneme juurde natuke soola ja nüüd valame lihtsalt peale vett ja läheb ahju küpsema ilmselt 3-4 tunniks ja kuskil 150-160 kraadiga. Nüüd, kui liha on ahjus, on õige aeg valmistada ka väiksed kiluvõileivad ja meil on selle jaoks võetud lahti lõikamata käsitööleib, et lõikame natuke sektorisse pooleks ja määrime võid peale igale ühele natukene. Olen juurde võtnud utimunad, punasekapsa mikrosalatit ja samamoodi ka rukola mikrosalatit ning marineeritud ka punast sibulat. Ja kes tahab, võib panna ka 2 kilo per võileib. Jääb siuke eriti luksuslik ja tummine. Utimunad on 3 minuti omad ja siis seda punast sibulat siit ja siis peale ka punasekapsa salati, väiksed lehed ja siis mini rukola salatit. Ja loomulikult siis ka kiluurde sobib ju väike tillioks. Nüüd ainult natukene peale Himalaja soola ja jahvatame musta pipart. Meie kiluvõileivad on valmis saanud. Serveerime nad siia väikse lõikelaua peale ja lähme vaatame, mis liha veel ahjus teeb. Liha on meil ka valmis saanud. Saame täpselt kondi vahelt lõigata parajad tükid. Suurepäraselt pehme on liha ja siit lisame siis juurde köögivilju ja kartuleid ja kaste on ka siia alla tekkinud iseenesest ja natuke ürti. Ja meil on ka siin sedasama punasekapsa ja rukola mikrosalatit, sobib ka imehästi siia peale ja ongi valmis saanud meie peolaua toidud, kiluvõileivad ja pikalt küpsetatud seapraad. Head vabariigi aastapäeva ja head nautimist!